Loomine 21. sajandil. Saatejuht on Karl Boo, filosoofia ja arheoloogiateaduste doktor. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See saade on tehtud teie jaoks ja see on teie saatejuhi põhieesmärk. Mina olen teie saatejuht Karl Boo, Loomise tõendite muuseumi direktor ja asutaja Glen Rose'ist Texases. Selle saate ja minu saatekülaliste eesmärk on jagada teiega informatsioon. Te vajate sellist infot, mis on uusim informatsioon piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast. Maailmas on üle 500 legendi, pärimuse ja jutustuse, mis puudutavad uputust. Suurem osa neist räägivad ülemaailmsest veeuputusest. Kas toimunu kohta on tõendeid? Kas need tõendid on teaduslikud? Jääge lainele. Meil on teie jaoks valmis pandud ootamatud vastused. Tänase saate pealkiri on uputuse mehhanism. Kas on võimalik luua mudelit, mis on piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast õige ja mis demonstreeriks sellist uputust? Uputus oli peamine katastroof inimkonna ajaloos. Kes on meie saateid mõnda aega vaadanud, teavad, et algselt loodud maailmas oli maa ümber kest. Te mäletate, et loodud planeedi maa algtingimused võimaldasid inimesed isegi tema patuses olekus elada peaaegu 1000 aastasteni. See võimaldas inimesel kasutada oma aju suurepärase arvutina. Ta võis näiteks kinni püüda taevaste helide harmooniat ja saada oma loominguks inspiratsiooni. Kuna ta oli loodud Jumala kuju järgi, pidi ta omakorda hakkama looma. Ta võis saada inspiratsiooni erinevatest allikatest, taevastest helidest, linnulaulust, elu sisust ja veevulinast puhtas algses maailmas, et luua ise oma muusikat. Uputuseelses maailmas leiutas inimene nii harfid kui vilepillid. Harfid olid keelpillid, vilepillid olid puhutavad pillid. Inimese leiutamisvõime haaras kõiki suundi. Näiteks sepakunst. Raua ja vase töötlemine levis kogu maailmas. Maailm koosnes ühest suurest Pangaea mandrist. Mandrid ei olnud veel jagunenud nagu praegu ja maa läbimõõt oli veidi väiksem kui nüüd. Nendes elu algtingimustes, kui maa läbimõõt oli väiksem, oli atmosfääri rõhk ligikaudu 2 atmosfääri. See andis inimestele Aadamast kuni uputuseni suurepärased võimed, sest nad said neelata hapnikku ja sellest toituda kuni oma keha kõige sügavamate kudedeni. Meie saadetes on neid küsimusi puudutatud. Tänane saade aga on väga eriline. Milline oli uputuse tõeline mehhanism? Kas on olemas teaduslikke tõendeid, millest saab rääkida? Täna ma kutsusin saatesse erilise külalise, professori. Ma räägin sageli, et ta on minu lemmikprofessor nende seast, keda ma olen tundnud ja keda ma praegu tunnen. Ta on 44 aasta jooksul pidanud loenguid Illinois ülikoolis. Neist 35 aastat professorina. Peaaegu 35 aastat väitekirjade kaitsmise kateedris. Ta on Illinois ülikooli oma õpikorpusest Urbaniast läinud pensionile ja töötab praegu biotehnika alal. Mulle meeldib rääkida tema saavutustest. Ta on teinud palju kasulikku. Ta on vedelike spetsialist ja ta on tegelenud inimese südame veresoonkonnaga, kuidas kõik vedelikud inimorganismis toimivad.
Ta on osalenud arvutisüsteemi loomisel ja konkreetsete näitudega, mis viitavad saabuvale halvatuse probleemile inimese ajus. Minu külalised töö on väga keeruline ja seda tehakse maailma tasemel. Ja ei imesta, et ta on minu lemmikprofessor. Minu eriline külaline lõi süsteemi, mis mõõdab verevoolu ajust välja ja kogu südame veresoonkonda ning selle soonkonna kaudu kõikidesse kehasüsteemidesse. Tänu sellele saab neurokirurgi päev enne ajuoperatsiooni mängida teie ajuga, kui te olete tema arvuti külge lülitatud. Kui te olete sellise kirurgi patsient, saab ta arvuti abiga määrata, kuhu teha lõige, kuhu ta teeb õmbluse ja mida ta tegema hakkab. Ta saab ka selle kõige tagajärjed, millega arvestada, enne kui ta asub operatsiooni tuppa. Mul on väga hea meel tutvustada saates stuudios minu armastatud professorit Emmy Clarki. Professor Clark, me oleme koos veetnud palju huvitavaid aegu. Teid on valitud eriliseks juhendajaks ekspeditsioonile Paapua Uus-Guinea džunglisse elusate türotüklite otsinguil. No ma mäletan seda. Ja mäletate. Kui me astusime mööda märga palki 4 meetri kõrgusel väikese allika kohal. Ja ma pidin kaua ronima mööda seda palki. Aga te saite üle. Ja ma sain sellest üle. Mäletate, kui te valvasite meie varustust, meie keerulisi seadmeid, kui me ronisime mägedes tüüleid otsides. Ma ei tea, mida ma oleks teinud, kui inimesi ei oleks ilmunud. Ma arvan, et ma oleksin talle kõik ära andnud. See oleks olnud vapruse ja tarkuse eeskujuks. Mul on suur rõõm teid meie saates võõrustada. Aitäh, mul on rõõm siin olla. See härra on teinud minu arvestuse järgi 23 reisi Glen Rose'i Texase osariigis. Ta alustas juba enne seda, kui ma siin oma muuseumi avasin. Me oleme juba ammu tuttavad. Ma kuulsin professor Clarki kohta, kui mu sõbrad professorid Missouri ülikoolist rääkisid, et on selline väljapaistev vedelike liikumise spetsialist, kes on ehitanud noauputust imiteeriva mudeli. Ta on saanud teaduslik tehnilist infot, mis näitab uputuse tegelikku mehhanismi, mis seletab uputuse ajal tekkinud setteladestusi. Kas see on nii? See on nii. Me üritame veelgi mõista, mis mudelis toimub. See on suur teaduslik uurimisprojekt. Ja me kordame neid katseid Glen Rose'is just praegu. Õige, sest see mudel sai üle viidud muuseumi territooriumile. Ma tahan esitada küsimuse. Ma töötan väljakaevamistel. Ma kaevan välja dinosauruse ja nende jälgi. Te olite hiljuti koos minuga väga tähtsa dinosauruse jäljerea väljakaevamistel. Mul on selle kohta küsimusi. Lähme nende piltide juurde palun. Teie viimasest sõidust alates Glen Rose'i me suurendasime need fotod, mis on tehtud mehe poolt, kelle nimega seda jäljerida nimetatakse. Suurepärased fotod jäljereast. Seda jäljerida nimetatakse Turnage Pattoni jäljereaks. Teate, et Mike Turnage avastas esimese jälje vee alt, siis ta leidis 1971. aastal veel 100 jälge. Jõgi aga oli kogu aeg vett täis. Mike suutis leida mõned neist jälgedest liikudes rinnuni vees. Don Patton suutis sellest kohast vee ära pumbata üsna hiljuti ja ta suutis üksteise järel leida ka teised jäljed. Siis tuli sinna meie meeskond. Mind ei olnud kohal suuremal osal väljakaevamiste ajast, neid juhatas keegi teine. Me hankisime endale teaduslikku eestkoste ja alustasime jälgede väljakaevamist. Te kaevasite välja selle jälje seal. Kas on tõsi? Tõsi. Te ei olnud saanud kätte vasakut jälge. Mõtlesin, et see peab seal allpool kusagil olema ja me hakkasime kaevama ja seal ta ongi. Seal ta ongi. Te olete olnud koos minuga nii palju kordi. Kord, kui me eemaldasime pealiskihti, me kaevasime dinosauruste jälgi ja sattusime ilusa 35 sentimeetri pikkuse inimjälje peale.
Te aitasite mind, kui me seda savist puhastasime. Mäletate, me tegime seda hambaharjadega. Mul on selle jäljend kodus. Ja me kasutasime jälgide savist puhastamiseks hambaharja. Me ei tahtnud materjali ja jälje ehtsust kahjustada, kuigi see oli kõvas kivis. Selle suure varba jälg oli omapärane. See oli üles kerkinud ja sinna oli moodustunud kumerus süvendi asemel. Mäletate? Ma mäletan seda väga hästi. Teinekord setteladestustes juhtub nii, nagu meil juhtus ja ümber suure varba oli sooneke. Ma nimetasin selle jälje Clarki jäljeks. Kogu jäljerea, milles me leidsime 7-35 sentimeetri pikkust inimjälge, paljudel oli kõik 5 varvast selgelt näha. Ma nimetasin selle jälje kogu jäljerea Clarki jäljeks ja Clarki jäljereaks. Ma hindan seda ja mina väärtustan oma sõpru. Minu küsimus on, kui me uurisime seda kohta, mis märkasime, et paljude jälgede ümber on väikesed virvenduse moodi lained. Kui need veevoolus tekkinud jäljed ilmusid mitte väga ammu, siis miks lisaks sellele virvendusele me leiame Acrocanthosauruse küüniste jälgi, kes hulkus pikki jõesängi? Küünised on jätnud jälgi mitte ainult pealmises osas. Kui me vaatame tähelepanelikult, siis võib näha küüniste jälgi, kui ta astus vajudes edasi liikudes 15 sentimeetri sügavusel pinnasesse. Küüniste jäljed on väga hästi säilinud. See on tõeline mõistatus, sest siin on vastavalt evolutsiooniteooriale see materjal, mille moodustamiseks pidi kuluma 10 000 aastaid. Et see saaks lahustuda, kaduda või kivistuda. Aga selle peal on teine kiht. Vastavalt evolutsiooniteooriale pidi nende kihtide moodustumise vahel kuluma 10 000 aastaid. Mõnedel juhtudel miljoneid aastaid. Kuidas aga juhtus nii, et nad on koos? Kas te saate seda kommenteerida? Kas selle materjali kivistumiseks oli vaja miljoneid või 10 000 aastaid? Mul on parem idee. Umbes 12 tundi. 12 tundi? See on vahe evolutsiooniteooria ja piibeliku maailma loomise teooria mudelite vahel. Viimane selgitab, et kõik on toimunud kiiresti, sest noauputus kestis maa peal vaid ligikaudu 1 aasta. Kas te saate seda teaduslikult tõestada ja demonstreerida mudelit, mis seda seletab? Ma arvan, et jah. Hästi. Professor Clark, te ju teate, et see vastandub täielikult üldtunnustatud teaduslikule seletusele. Sest vastavalt evolutsiooniteooriale olid need olendid siin 105 miljonit aastat tagasi. Evolutsioonilise arengu skeemi mööda. Aga kui te ütlete, et need jäljed ja järgnevad kihid, mida mööda nad kulgevad, et nende moodustumise vahel on vaid 12 tundi, siis see vastandub täielikult üldtunnustatud teaduslikule arusaamale. Te olete samas akadeemik. Kui te võite seda rahuldavalt tõestada või teaduslikult demonstreerida, siis see seletab mitte ainult jälgede süvendit, vaid ka küüniste jälgede sügavust. Küünised vajusid sügavale pinnasesse ja veejälgi virvenduse näol, mille jättis endast veevoog, mis oleks võinud need koha peal lahustada. Me näeme ajas kivistunud sündmust. Väga lühikese ajavahemiku jooksul. Frozen in time in a very short time span. See virvendus on väga habras. Need lained on paremini näha ja nad on palju sügavamad. Need aga on väga haprad ja nad võisid olla ära uhutud järgmise veevooluse poolt. Sellepärast nad peavad olema kaetud mingi teise kihiga, et seda virvendust, mida me siin näeme, säilitada. Ma tunnen teid juba mitu aastakümmet ja ma tean, et te olete vedelike spetsialist, et teie olete ka betooni moodustumise spetsialist. Kui palju kulub teie arvates selle kadumiseks aega? Aga lainete jäljed ja küüniste selged jäljed on säilinud. Ma arvan, et peamine ei ole see, kui kaua ta lahustub. Lahustumise protsess vees võis toimuda palju kauem.
aga ta peab olema kaetud väga kiiresti. See on kõige tähtsam. Selge. Ja koos teiste näitajatega see viitab lühikesele ajavahemikule setteladestuse moodustumiseks. Teie arvates toimus see Noa-aegses ülemaailmses uputuses? Ma usun seda. Ma usun seda üle kõige, sest sellest räägib Piibel. Ma usun kindlalt Piiblit. Lubage teil kätt suruda. Te olete julge, aus inimene ja tõeline akadeemik. Vaatame mõningaid tõendeid. Me oleme rääkinud, et selle mudeli tavaline nimetus on geoloogilise arengu jada. Te olete need joonised meile vaatamiseks kaasa toonud. See on kõikide raamatute jaoks küllalt standardne skeem. See on vasakpool ja see on geoloogilise arengu evolutsiooniline seletus. See aga on piibellik seletus ja see pool on võetud John Morrise raamatust, milles kirjeldatakse jälgi, mis on Palaxi jõesängis. Kas te võite meile anda lühikese ülevaate evolutsiooniteooria ja piibelliku maailma loomise mudeli erinevustest? Sellele joonele on märgitud evolutsioonilise arengu aeg, mis kestis umbes 4 miljardit aastat. 4,8 miljardit aastat. Ja, 4,8 miljardit. Kui vaadata skaala teist poolt, kui Noa uputus algab siin ja lõpeb kusagil siin, siis see kestis umbes 1 aasta. Te räägite 4,8 miljardi aasta asemel alates Kambriumi ajastust kuni praegu sajani. Selle asemel, et setteladestused moodustusid 4,8 miljardi aasta jooksul, need setteladestused moodustusid tegelikult 1 aasta jooksul Noa uputuse ajal. These sedimentary deposits essentially were laid down during 1 year of Noah's flood. Is that what you're saying? That's what I'm saying. Just nii. Ma räägin seda vastavalt oma väidetele, et Piibel räägib meile tõtt. Ma ei ole üldse kindel selle skaala vasakuspooles, et see on tõde. Ka see on üles ehitatud paljudele oletustele. Täiesti tõsi. Mina aga eelistan enda oletusi. Seda ma tahan öelda selle joonise ehituse kohta kinnitab seda. Meie vaatajatel on huvitav teada, et mitte ükski mudel ei ole evolutsioonilisi protsesse kinnitanud. Professor Clark aga demonstreerib meile täna mudelit või süsteemi, mis seletab toimunud 1 aasta jooksul toimununa. Vaatame neid tõendeid ja seda mudelit. Meil on siin teie kaasa toodud plakat, mis näitab uputuse aasta jooksul toimunud hydraulilisi sündmusi nende järgnevuses. Selgitage seda meile. Meil on siin seatud kindel ajavahemik. Me räägime Noa 600. eluaastast ja selle 2. kuust. Joonise lõpus on 2. kuu, mis on ära märgitud 1. Moosese raamatu 8. peatükis, 14. salmis. Aasta pärast peale uputuse algust, seda aastat kirjeldatakse 1. Moosese raamatu 7. ja 8. peatükis, see hõlmab Noa elust umbes 1 aastat. Hästi, me anname teile selle info ja ma loodan, et te kirjutate selle üles. Kirjutage meile. Me palume, et te kirjutaksite meile Live TV-sse ja ütleksite, kas teile meeldib selline info. Kirjutage aadressil Live TV, loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge meie kodulehele www.livetv.ee. And just write to Creation in the 21st Century, P.O. Box A, Santa Ana, California, 92711, or just type it in on the web, www.tbn.org. Nüüd aga läheme teie mudeli konkreetsete detailide juurde, mis seletab kõiki neid 1 aasta jooksul aset leidnud sündmusi.
Esimese Moosese 7. peatüki 11. salmis on kirjeldatud peamisi uputuse veeallikaid kui suure sügavuse allikaid. Väiksem roll oli taevaluukidel ja seega vett ei sadanud nii palju ülevalt, kui see voolas samaaegselt alt sügavusest. Kõige rohkem vett tuli suure sügavuse allikatest. Tundub nii. Nii, 40 päeva sadas lausvihma. Sõna vihm tähendab originaalis lausvihma. Maa peal oli laeva üles tõstmiseks piisavalt vett. Sellest edasi vastavalt esimese Moosese 7. peatükile, 17. salmile vesi võttis võimust. See on väga tugev väljend, mis viitab tugevale toimele. Vett tuli maa peale aina juurde. See toimus maa-aluste pursete tagajärjel suure sügavuse allikatest, mis tungisid läbi maakoore. Võimalik, et sel ajal oli tektoonilist aktiivsust, mis suurendas vee hulka. See tähendab, et kõige kindlam pääsemisvõimalus sellest tol ajal oli noalaev. Just. Teil on meile anda veel informatsiooni, mis televaatajaid huvitaks. Meil on aega saate lõpuni jäänud mõned minutid. Aeg lendab kiiresti, kui sul on huvitav. Ma tahan pöörata tähelepanu number 1 siin. Me räägime seteladestuste järgnevusest. Kui te vaatate teekatte läbilõiget, ma loodan, et te näete sellist läbilõiget, kui te järgmine kord reisile lähete, peatuge ja vaadake, et need kihid on asetunud järgnevuses. Üks kiht asub teise peal ja nende vahel on väga õhuke kiht, mis neid eristab. See näitab mulle, et see kiht moodustus selle kihi peale väga kiiresti. Kui möödusid pikad ajaperioodid, siis oleks jäänud aega vee jaoks, mis seal asus, et purustada esimene settekiht, et tungida läbi eraldava kihi ja et nad kokku segada. Jäänud oleks piisavalt aega taimede kasvuks ja juurte arenguks. Me ei ole kihtides aga midagi sarnast leidnud. Me ei ole leidnud setteladestustes taimede juuri. Me oleme leidnud vaid neid, mis on sinna hiljuti tunginud. Me ei leia juuri ega erosiooni. Kihid on väga selged. Üksteisele järgnevates kihtides ei ole taimede juuri. Paljud kihid on muidugi segunenud. See on tingitud järgnevatest protsessidest, kuid kihid jooksevad ikka veel paralleelselt. Miks on horisontaalsed paralleelsed kihid nii olulised? Sest vesi liigub just nii. Vesi otsib alati horisontaalset seisundit. Seega me teame, et vesi liikus sedamoodi. Kuidas on meteoriitidega? Kas setteladestustes on palju meteoriite? Ei, neid ei ole peamistes sügavates kihtides. Meteoriite leidub peamiselt ülemistes kihtides. Alumistes kihtides on meteoriite vähe või üldse mitte. See on väga oluline, et setteladestustes ei ole meteoriite. See tähendab, et nad on moodustunud väga kiiresti, sest meteoriidid langevad periooditi. Järelejäänud aja jooksul selgitage meile, kuidas need setteladestused said nii kiiresti ladestuda. Teie ütlust mööda kõigest 12 tunni jooksul. That might account for these sedimentary layers being laid down so rapidly, like you said, 12 hours apart? Ma tahaksin seletuse toomiseks rääkida sellest joonisest. Ookeanis on 3 sorti laineid. Sügavate vete lained, keskmise vee sügavuse lained ja vähese vee lained. Neid määratakse vee sügavuse ja laine pikkuse järgi. Ja see on sügavate vete laine. Teda iseloomustab see, et kiirus läheneb põhjas nullile. Väheses vees on laine kiiruse jaotumine peaaegu püsiv. See toimuski setteladestuste ümberpaigutamisel vee põhjas noauputuse ajal. See oli väga võimas mehhanism, mis oli võimeline need settekihid üksteise järel ümber paigutama. Transport these sediments in the sequence of the Meil on midagi taevakeha sarnast, mis tekitab külgetõmbe jõudu nende suurte lainemasside moodustamiseks.
Ma kasutan Newtoni seadust. Isaac Newton pani kirja üldise gravitatsiooni seaduse, milles öeldakse, et kehad tõmbuvad üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende massidega, kuid pöördvõrdeline nende vahelise kauguse ruuduga. See tähendab, et ma tõmban teid ligi ja teie mind, erineval viisil ja erineval põhjusel. Meie vahel on külgetõmbejõud, see on aga väga väike. Me vajame suuri kehasid. Kui me vaatame maad ja teist suurt keha, kuud, siis nende suurte kehade vahel on suur külgetõmbejõud, mis on tähendusrikkas vee aktiivsuse jaoks. Kui maa on uputuse ajal veega kaetud, siis vesi reageerib külgetõmbejõule palju tugevamalt, kui maa ise deformeerub. Kuigi maa ise deformeerub kuu külgetõmbejõu mõjul. Nagu ma aru saan, siis maa kumbki pool saab mõjutatud nii, et 24 tunni jooksul suureneb aktiivsus 2 korda ajanappuse tõttu. Ja aeg lendab meie saates nii kiiresti. Mul on professor Clarkile veel üks küsimus. Ma mäletan, kui me kaevasime välja mõned jäljed, mis olid dinosauruste jälgede vahel. Tal on suur autoriteet. Pressisindaja pöördus rahulikult professor Clarki poole ja küsis, kelle jäljed need dinosauruste jälgede vahel on, mida just avastati. Professor Clark vastas, need on inimese jäljed. Pressisindaja küsis, kas te olete kindel, et need on inimese jäljed? Ta vastas, ma ei kahtle selles. See tähendab, et inimene ja dinosaurus elasid samaaegselt. Kas te olete sellel seisukohal? Muidugi. See on piibellik ja teaduslik seisukoht. Ja et te vaatasite koos meiega selle tõendeid. Kirjutage meile Live TV-sse ja öelge, et teile need saated meeldivad. Kirjutage meile aadressil Live TV, loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Mul oli suur rõõm teile teatada, et maailmatasemega teadlased järgivad piibli põhimõtteid ja tõde, mida saab tõestada. Piibel räägib, sinu sõna on tõde. Kui piisavalt kaugele vaadata, siis võib leida kindlaid tõendeid selle kohta, millest räägib piibel. And when you look far enough, you always find it to be proven out precisely as the Bible stated all along. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.